Tšau! Niisiis, immuunsuse tõstmise ettepanek number 2 minu poolt on hommikurutiin. Nüüd on meil selja taga see öö, kus me magasime mõnusalt ja ärkame positiivses ja heas meeleolus, sest me oleme välja puhanud. Ja selline positiivsus ja hea meeleolu on tegelikult immuunsuse tõstmiseks üks väga oluline aspekt. Mida hommikul teha? Et kindlasti ma soovitan kohe ärgates mitte sisse lülitada oma telefoni või telekat või raadiot, vaid veeta see 1 tund iseendaga, et saa olla iseendaga heas kontaktis, planeerida oma päev, sirutada oma keha, võib-olla teed sa joogat, võib-olla teed sa 5 tiibetlast või mõnda muud tehnikat või teed lihtsalt kätekõverdusi, see on ka täiesti okei. Et kui sa mitte midagi siiani ei ole teinud, siis soovitan sul vähemalt teha ja soojaks oma liigesed, ehk siis alustada sellest, et teha mõned käeringid, mõned õlaringid, mõned pearingid ja puusaringid ja põlved ja jalad, et saada enda keha liikuma. Ja seejärel näiteks võiks olla selline väike istumine, kas või on selleks 10 või 15 minutit, kus sa mediteerid või kui sa hetkel ei ole veel valmis, siis lihtsalt püüad hingata, pöörad tähelepanu oma hingamisele, olla sellises rahulikus meeleolus ja seejärel planeerida oma päev. Ehk siis vaadata, mida sa täna teed, mis on selle päeva taotlus sinu jaoks, panna see taotlus ja luua niimoodi juba enda mõtetesse visioon tänasest päevast ja õnnestumistest, kuidas teil läheb. Ja sellele peaks järgnema kindlasti mõnus hommikusöök, mis talvel võiks olla ikkagi soe pudru, mitte kui võileib, eks ole? Ja samamoodi on hommik hea aeg võtta vitamiine, mis on ka väga oluline, et tegelikult me ei saa, et isegi kui sa sööd puuvilju ja kõike, siis sa ei saa tegelikult neid kõiki vitamiine kätte meie supermarketi puuviljadest talvel. Ja kui sulle võib-olla need poevitamiinid ei sümpatiseeri, siis soovitan, võid minna korjata metsast kuuseokkaid ja teha kuuseokkatõmmi. Sa olen täitsa proovinud, väga C-vitamiini rikas ja kosutav. Ja kui see esimene tund on läbi alles, siis lülita sisse oma telefon ja mine nagu sellesse rütmi, mis siis ees ootab. Proovi järgi. Kohtume homme. Tšau!